Vabatahtlikus päästes võid sa olla ka lihtsalt toetajaliige ja panustada sellega, mida sa kõige paremini oskad. Mina näiteks olen kokk Kehtna päästekomandos. Miks ma teen seda? Tahan aidata kogukonda muuta turvalisemaks, tahan aidata maakonda muuta turvalisemaks, tahan Eestit turvalisemaks muuta, tahan maailma turvalisemaks muuta. Teinekord on, ütleme siis väljakutses kirjas, et võib inimene olla hoones ja ikka proovid, et äkki on ikkagi võimalus veel, et ta sealt kätte saada tervena. Ja muidu on kogukonna ja teiste jaoks nagu olemas olla. Meie üks päästeauto teenib praegu siis Berehinske linna päästjaid Ukrainas. Ja mis seal salata, et tegelikult on siin mängus ka väike omakasu, et adrenaliini laksu, kui kutse sündmusele tuleb, siis saab päris korraliku, et kodust siiani jõudes ja sündmuse poole sõites, kui veel esmast infot ei ole, siis on see adrenaliini laks on päris vägev. See on tore, kui ma saan kuskil välja minna ja ma saan inimesi aidata oma selle tööga ja kätega ja seda tulemust pärast näha. Et tõesti ma julgustan naised, tulge vabatahtlikuks päästjaks, siin ei ole mitte midagi keerulist. Mehed on kõik toetavad, sind võetakse kui võrdset, sind ei vaadata ülevalt alla, et naine tuli, mis sa siin teed, see on tõsiselt fun. Me ei ole vahet, kas on siis kutseline päästja või vabatahtlik, et suhtlemisel vahet ei ole, et kõik toetavad üksteist sündmusel, kõik on ühe asja eest väljas.